Meie kui rahva ülesanne on end kaitsta, kuid ilma põhjaliku kaevumiseta ei ole mitte käsi kullas, vaid seesamune mullas. Võrumaal toimuval õppusel Kuldlabidake harjutataksegi just seda, kuidas edukalt kriisiolukorras kaitsepositsioone rajada ning neid ka siis kaitsta. Viimase ilmestamiseks tõstame esile ühe allohvitseri eluolu just sel samal õppusel 24 tunni jooksul. Nii, oleme hetkel siin Võrumaal ja kellega ma täpsemalt räägin. Tutvusta ennast natukene mulle. Olen Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija, Alfa kompanii teise rühma vanem, seersant Vähi. Väga meeldiv seersant Vähi. Kus me praegu oleme, mida me teeme? Mis asi see Kuldlabidake õigupoolest on? Kuldlabidas on siis Kuperjanovi jalaväepataljoni esimene allüksuskursusel toimuv suuremat laadi õppus. Esimene samm suurte meeste liigasse. Õppus ise on siis kaevikuliini rajamine ja kaevikuliinis võitlemine. Selge. Mis sinu ülesanded siin siis täpsemalt on? Rühma vanemana esimesel 2 päeval, kui meil on toimunud ettevalmistav etapp, on olnud siis rühmale vajalik ehitusmaterjali tagamine, sinna hulka kuulub ka söök-jook ja lisaks ka kõik siis, mida ehitusel vaja läheb, ehk siis mingid saed, saeketid, naelapüstolid, kõik ühesõnaga, mida vaja on minu tööülesanne ja lisaks olla ka lisatööjõud, ehk siis panna ise ka käsi külge, kuna ikkagi mina ja rühma oleme lõpuks need mehed, kes selle eest vastutavad, siis ka meil on vaja tööd teha, mitte lihtsalt käed taskus istuda ja vaadata. Ma saan aru, te elate siin hetkel punkrites, tundub üsnagi head elutingimused jalaväelase jaoks on mul õigus. Jaa, jalaväelane selliste tingimustega on meeletult rahul. Meil on betoonist punkrid, kus on köeta vahi sees, mis on ülimõnus öösel, saad soojas magada. Lisaks, kui praeguse külmaga hakkab külm, saad ka sisse minna ja keha üles soojendada. Ehk siis jalaväelasena me väga naudime selliseid võimalusi. Selge. Aga ma arvan, et nüüd edaspidi lähmegi natukene vaatame siin ringi, käime sul savas, näeme, mis elu see jalaväelane ikkagi kaitseõppusel peab kindlustatud positsioonidel. Ehk siis hetkel tänan sind ja oleme sinuga järgmised 24 tundi. Selge. Vaatame, mis elu toob. Ehk siis siin on meie punkri eesruum, mis on ühelt poolt ja teiselt poolt ühendatud kaevikuliinina ja siia saab siis tulla. Eesruumis praegu asi on üsna toores, me alles kolisime sisse, on hetkel lihtsalt pandud moon ja hügieenitarbed. Siin on meie siis imeline jalaväelase jaoks pea ideaalsed tingimused loodud, ehk siis soe tuba, kus olla, koos ülihea ahjuga. Siin on minu rühmavanema mait, ehk siis ka toit, kõik rühmale vaja minevad kuluvahendid, moona saab siit ja vesi. Ehk kitsapunkri peale on tegelikult tohutud palju asju ja neid tuleb veel peale siia mingi hetk. Aga kuna kolimise hetk on alles praegu, siis see võtab aega. Kõik jaamad, lohutan teid. Saame öösel punkreid kütta. Ehk siis minu igapäeva ossa kuulub ka ettekanneste edastamine kõrgemale tasandile, et me saaksime rühmale vaja minevaid asju. Ja hetkel ma siis olengi suundumas oma kompanii veebli juurde, kes võtab selle info vastu ja edastab selle omakorda veel kõrgemale, et need jõuaksid läbi ketina meieni lõpuks. Visitoit nüüd korras, kütupuid vaja. Lisaks 3 patareisi. Peal on peame. Mida? Peal on peame. Jah. Ja, ma tahan vaadata.
kell on kohe 2, toimus kontakt vastasega. Suurt ei tea, kui ainult seda, et vastane sai meie juhtimispunkti kuidagimoodi sisse. Kas on nüüd setting? 2 ette, õiga moona läinud ei ole. Selge vastu võetud kõik. Kas on nüüd settingu viga või see oli reaalselt vastase hea plaan, me ei tea veel. Aga fakt on see, et klaster missugune. Harju keskmine rõhuvanema tegevus enne lahingut. Ehk siis sõime muuna täiendus. Kompani veeblit, keis on karpidest selge. Ehk siis olukord näeb ette seda, et jagusta muuna nüüd jagudan ära, ehk siis suvaline seljakott. Ja siia läheb siin nüüd 15 kilo sink sisse. Nii.